Tere kõigile. Aitäh kutsumast. Minu nimi Andres Aaval, sellist ettevõttest nagu Empowerment. Ja kui esimene esineja ütles, et miks nemad tulevad tööle iga hommiku, siis meie inimesed tulevad ettevõttest tööle selle jaoks, et me iga päev võimustame tulevikumuutuste tšempione. Ja miks on just huvitav on selles mõttes, et hästi palju on kirjutatud muutuste juhtimisest ja sihukesest asjast, et tundub nagu muutus on mingisugune õudne asi. Aga me püüame esimese asja nagu teha selgeks inimestele, et kõik sõltub teie hoiakust. Et kas muutus on needus või muutus on võimalus. Ja me kutsun üles seda pidi, et suhtug sellesse, et muutus on võimalus. Ja tuntud hokimängija Wayne Gretzky kunagi ütles, et miks ta oli edukas. Kas keegi on kuulnud seda lugu? Mitte sellepärast, et ta oli kõige kiiremini uisutas litri järgi, vaid ta oskas minna sinna, kuhu liter jõuab. Ehk see ongi siis nutikus. Ja kui vaadata seda slaidi, siis ma ei ole antropoloog, ma võib-olla siis olen bioloog. Et võtsin ühe lause ühe härrasmehe Darwini siis evolutsiooniteooriast ja inimesed arenevad evolutsiooniliselt. Ja teada on see asi, et ellu ei jää mitte suuremad, tugevamad, vaid notikamad. Ja kui me täna vaatame ka seda asja, mida siin Tauno tõi, näitas ühte tanki, siis ütleme, et mis on nagu, et ukrainlaste eelis oli see asi, et neil oli vähe tanke. Nad ei pidanud kulutama vana tehnoloogia peale raha. Nad said Euroopast uue tehnoloogia, mobiilse tehnoloogia. Ja minu palve on siis selline asi, et ma kontrolliks sellist asja, et 15 aastat tagasi tuli välja sökke seade. Seda nimetakse nutitelefon. Näidake, kellel see on kaasas. Nii, ja nüüd näidake mulle sellist asja, et mul on üks pilt ja püüdke pildistada seda QR-koodi, et vaatame, kui paljud tulevad sellega toime. Nii. Väga hea, mis te seal pildi peal näete? Näete minu presentatsiooni. On nii, okei. Aga lähme edasi, aitäh sulle. Saad sa siit edasi minna? Nii, kuskil peaks olema nii, aga siis ma peaks vist saama siit edasi liikuda. Hea küll, et kus tekkis siis selline teema tänaseks ja mis on siis mõttearendus, millega ma püüan siit edasi liikuda. Et ma püüan panna kokku kaks asja. Inimeste juhtimine ja teistpidi nagu tehnoloogia. Ja on üks huvitav graafik, mida te siin pildi peal näete, on siis selline asi, et kuidas on arenenud innovatsioon viimaste aastatega. Ja kui te püüate mõtestada enda jaoks lahti, et kui palju on maakeral inimesi olnud? Kas keegi mäletab, kui mitu inimest elas maakeral aastal 1900? Antropoloogid, järsku oskate öelda? Alla miljardi, jah. Ja selles mõttes, et te näete siis seda pidi, et kus see on tekkinud. Aga kui te vaatate nüüd selles mõttes, et kui Tauno siin aitab mind ja räägitakse sellist asjast nagu arvutitest ja arvutite võimsuse nagu kasvus, siis esimene asi on see asi, et me teame, et Intel, kui hakkas tegema andekamaid protsessorid, siis ta hakkas kiipe panema protsessorite plaadil juurde ehk panid juurde protsessorite arvu. Teine asi, mis juhtus seda pidi, et kui ehitati arvuteid, siis avastati seda pidi, et võiks olla erinevat tüüpi protsessorid, kes teevad erinevaid tüüpi asju. Et meil on graafikaprotsessor, meil on emaplaadi protsessor. Need on kõik erinevad tüüpi asjad. Ja mis on kõige huvitavam asi inimese juures on ka selline asi, et kui te olete kuulnud, et meil on aju ja siis meil on seljaaju ja siis meil on lümfisõlmed. Ja kõige huvitavam asi, et kui ma näppu liigutan, siis kõige huvitavam asi, et see ei käi minu siit peaajust läbi. Ehk on ka selline asi, et meil on jaotatud. Et me oleme avatud arhitektuuriga, tuleb välja. Ja mis on siis selline asi, et kõige huvitavam asi selle asja juures on veel see pool, et kui me tahame, et need protsessorid koos töötavad, on hästi oluline asi selles mõttes, et protsessorid omavahel ära ühendada. Hästi lihtne, on ju? No, et me teame, et mul kodus on olemas arvuti, mul kodus on olemas printer, mõlemas sees on protsessor ja vola, vajutasin ühes kohas print, teises kohas tuli paber välja prinditud. Lihtne. Okei. Ja mis seal siis veel on selline asi, et ühel hetkel ei jõua enam protsessorit kokku panna, vaid palju tähtsam asi on see asi, et ehitada üles selline asi, et kuidas protsessorite vahel olevaid
andmekanalid maksimaalselt efektiivselt ära kasutada. Ja kui te arvate, et siin on midagi uut, täpselt samamoodi toimivad ka linnad. Ja mis me siis hakkame vaatama selles mõttes, et kui näete ka seda pilti, mis ma siin peale panen, siis on huvitav asi selline asi, et me rääkisime seda pidi, et arvuti on võimsam sellisel puhul, kui me paneme kokku rohkem protsessorid, kui me paneme kokku rohkem erinevat tüüpi protsessorid, paneme nad koos tööle ja siis saab võtta ka seda pidi välja, et mis asi siis lõpuks üks ettevõte on. Ettevõte on hulk inimesi, kes töötavad ühise eesmärgi nimel. Ja teistpidi me võime öelda siis seda pidi, et ettevõte ei ole arvutimaailma terminoloogia järgi mitte midagi muud kui platvorm, koostööplatvorm, kus inimesed töötavad koos ühise eesmärgi nimel. Ja nüüd on see asi, et juht on nagu insener, kes peab välja mõtlema, et kuidas luua sellised süsteemid ja protsessid, et inimestel oleks koos hea töötada ja nad üksteist ei segaks. Lihtne ju? Okei. Väga hea. Nüüd te küsisite minult sellist asja, et kuidas muuta organisatsioon nutikaks ja kuidas seda teha hästi kiiresti. Ma olen teinud selliseid uuringuid, ma arvan üle 30 aasta nüüd. Ma läksin ka inimeste sekka. Ma olen töötanud erinevates valdkondades, ma olen spordiga tegelenud ja natuke purjetanud. Olen seal püüdnud ka maailmameistriks saada, päris mitte nii jää peal kui ka vee peal. No päris ei ole tulnud välja, natuke on jäänud puudu. Okei. Ma olen püüdnud, ütleme, rahvusvahelisest seltskonnast ja et ma olen juhtinud ühte seltskonda, kus oli 70 riigist inimesed. Hästi huvitav. No lõpuks me avastasime seda pidi, et üldse ei tulenud see, kes kus riigist pärit on, mis keelest räägib, vaid tähtis oli see, kes kellega toas elas. Selline oli kultuur. Kultuur tekkis toas. Mitte seal, kus ta pärit on. Nii et hästi lihtsalt sellised asjad ja tihti me kuuleme sellist asja, et ahaa, et Lätis on kultuur ja mul oli ühes kindlustusfirmas oli probleemiks see asi, et Leedu mehed ei tahtnud müümas käia, ei tahtnud minna klientideks sööma ja siis ma küsisin, et aga juhatuse liikmetest, kes on Leedus, siis tuli veel Leedu juhatuse liige oli finantsjuht, kes käis kogu aeg oma müügimeestega söömas ja rääkis neil kogu aeg juttu, kuidas tuleb kulusi kokku hoida. Okei. Siis tuli Leedu kultuur, hea küll. Ja kui vaadata nüüd otsa selles mõttes, et targale linnale ja targale ettevõttele ja targale inimestele, siis on selline huvitav asi. On see, et 75. aastal Shell, kui toimus esimene maailmast naftakriis, viis läbi uuringu, et mis tunnused on neil ettevõtetel, kes on läbi aastasadade elanud. Läbi aastasadade olnud edukad. Et palju me nimes ei tea selles mõttes, et maailmas on olemas investeerimissündikaadid, mis on vanemad kui 500 aastat. Ja mis neid siis nagu iseloomustab ja ühel hetkel nad avastasid, et neid juhitakse nagu tarka linna. Ja targal linnal on olemas teatud mingisugused tunnused. Esimene asi, et targal linnal on väga tugev identiteet. Et inimesed tahavad millegi pärast elada mingisugust linnas. No, vahepeal kõik tahtsid elada Stanfordis, Silicon Valley's. Mõned inimesed tahtsid elada New Yorgis. Ja nõnda edasi. Ja see ongi selles mõttes, et mina tahtsin kellegiga sarneda, ma tahtsin nende koos olla ja kui mul oli see kogukond olemas, siis see kogukond arendas mind. Aga mis on nagu kõige huvitavam asi, et Tallinn on ka siuke linn, kuhu kõik tahavad tulla, aga tegelikult ära Kõlvart ei juhi ühtegi ettevõtted. On ju nii? Aga ettevõtted siin arenevad ja arenevad sellepärast, et linnapea ei saa nende tegevust sekkuda. Ta saab neile anda võib-olla pinda, võib-olla midagi muud, aga igavesse tegevusse ei saa. Teine asi, mis on hästi oluline asi, et nendes ettevõtetes on olemas selline asi, et väga selgelt on paika pandud vastutus on ära jaotatud. Mitte seda pidi, et kõik asjad käivad läbi peaaju, et juht peab üksinda otsustama. Ja kui te seda pilti näete, siis vasakpoolsel pildil on selline asi nagu meile kristlastele omane kultuuripilt, kus me teadsime, et Jumal on taevas, tema otsustas kõik ära ja meie kõik teenisime teda.
tänasel päeval on hoopis see asi, et juhi ülesanne on olla päike ja nagu me teame loodusest, kõik lilled kasvavad päikese poole. Kedagi pole vaja sundida, on nii? See on ju loomulik. Ja mis siis veel viimane üks kõige olulisem asi oli, mida nii Ivo kui Tauno tõid välja, on siis see asi, et me peame kogu aeg endale esitama küsimust, et kuidas meil läheb, mis läks hästi, mida me peame teistmoodi tegema. Ja kui me selliseid printsiipe rakendame, siis me saame luua ka ettevõtte ja kõige huvitavam asi, agiilsed ettevõtted on just sellise mudeli peale ehitatud. Ja kui paljud küsivad, et mis on see suur kriis, mis meid tänasel päeval tabas, siis tabas meid maailmas see kriis, mida nimetatakse, et Gutenbergi trükipressi aegsed kommunikatsioonireeglid juhtimisse enam ei toimi. Gutenbergi trükipress tehti mis aastal? Vale. 1500. Okei. Kujutage ette. 1500. aastal, kui te tahtsite saata Võrust Kuressaarde kirja, te ei saanud saata, sest Kuressaarel polnud veel Kuressaare nime. Arensborg oli. Okei. Aga elu on läinud siis seda pidi. Ja mis on veel kõige huvitavam asi, et kui te käite muuseumites ja vaatate muuseumites pilte ja jälle muuseumid räägivad meil kultuurist, siis on selline asi, et kui te lähete Vilniusse, lähete Gedimiinasse lossi, siis te saate teada, et kui mitu aastat keskmiselt koolitati ühte kuningat. Kes oskab öelda? No ütleme 13-15 aastat. Kes teist on käinud ka 13-15 aastat koolides? Enamus. Te olete nagu kuningad, te olete valgustatud. Selline mudel, mis oli seal vasakul pool, see toimis siis, kui Eestis hakati tõlkima katekismust ehk inimesed saadeti õppima just katekismust ehk religiooni sellepärast, et nad alluksid meie üldistele tavadele. Ja suurt pilti teadsid ainult vähesed ja siis pidigi kõik käima läbi keskaju. Tänasel päeval on see asi, et te olete kõik kuningad. Ja te ei taha, et keegi teid juhib. Ja siis me peamegi ehitama hoopis teistpidi, et see, et me liiguksime edasi, peab olema väga-väga selge ja ahvatlev eesmärk, et me kõik tahaks minna sinna päikse poole. Et see on hästi oluline. Ivo tõi siin päris mitmest dokumendist näite, et kas keegi on kuulnud seda dokumenti ja teist dokumenti ja kolmandat dokumenti. Ma käisin ka Eestis ühes suures riiklikus institutsioonis, milles elust meil mõjub hästi palju meie igapäevases elus. Ja siis nad rääkisid mulle ka, et neil on strateegia ja strateegia on 37 lehekülge ja siis ma küsisin ainult ühte, öelge mulle, mis on teie eesmärk? Mis on eesmärk? Et mis on see ühe lausega asi, mida te tahate teha? Ja kõige huvitavam saladus on see asi, et ettevõtetes kõige suurem saladus on see asi, mis on ettevõtte eesmärk. Ja nüüd ma näiteks annangi teile võimaluse, et te võite kõik kirjutada oma ettevõtte eesmärgi siia rakendusse ja me saame üksteisele jagada. Ja ma räägin teile, miks on tähtis, et ettevõtte eesmärk tuleb kirja panna ja kõik peavad teadma seda eesmärki. Aga 2 minutit, pange kirja oma ettevõtte eesmärk. Nii, fantastika. Tavaliselt me teeme sihukese testi, et me läheme ettevõtte tippjuhtkonna juurde ja ütleme neile, et kõigile anname ühe väikse postiti ja ütleme, pange ühe lause kirja, mis on teie ettevõtte eesmärk. Ja vahva istub 5 inimest laua taga, panevad sildid seina peale ja me küsime, kas te ütlete ühes ettevõttes. Ausalt. Aga kõige hullem asi või kõige olulisem asi on see asi, et inimesed ühinevad ettevõtteks sellepärast, et nad tahavad vahvaid asju teha. Ja kui ettevõtte eesmärk on vahva, siis see vastab küsimusele, et miks mina pean oma elust järgmised 3 aastat ohverdama just teie jaoks. Ja kui see ei ole piisavalt ahvatlev,
siis on olemas see asi, et parimad mängijad ei taha teiega mängida. Ja siis te oletegi tööturul, kus te küsite inimestelt, et mida teha ja mis pidi teha. Aga nüüd, kui te tegite ettevõttes esimest katse ära, saite teada, et mis on ühine eesmärk, siis esitage juhtmeeskonnaga järgmine küsimus. Et püüdke mõelda oma ettevõtte eesmärgile ja hinnata 10 palli skaalal, kui innustav see eesmärk on. Kas saab seal 10 valida? Ma ei mäleta, kas saab. Kui on selline asi. Aga 10 palli skaalal peaks olema selline asi, et juhul kui teie juhtmeeskonna liikmed annavad keskmise hinde alla 9, siis tegelikult see eesmärk ei innusta. Ja kujutage ette, mis juhtub ettevõtte, kui juhte ka ei innusta eesmärk. Kui kiirelt ta areneb siis? Ja sellest tekibki see asi, et tüüpiliselt inimesed ütlevad, et ma käin tööl ja kadunud Madis Habakukk ütles väga ilusa lausel selle kohta, et inimeste vahel tekivad pinged siis, kui inimestel hakkab igav ehk ettevõtte eesmärk enam ei innusta. Ja kõik muud juhtimisteooriad, mis maailmas välja mõeldud, et kuidas seal suunata inimesi, kuidas delegeerida sellist asju, need tulenevad sellest, et juhul kui ettevõtte eesmärk ei ole paigas ja see ei innusta. Kõik muu on manipulatsioon. Okei, väga hea. Nüüd, kui teil on eesmärk paigas, siis läheb lahti ju palju lihtsamini selles mõttes, et kui te olete otsustanud mängida korvpalli, siis te teate, et te värbate korvpallurid. Ja kui te panete kokku endal tippspordiklubi, siis te teate ka sellist asja, et te valite sinna parimad mängijad selle liiga jaoks. Ja olulisem asi ongi siis see asi, et kui küsida juhilt, mis on su põhiline vastutus, siis kui juht räägib kas käibest või kasumist või sellist asjast, siis on keeruline, et ta pole aru saanud, mis on tema roll. Juhi roll on olla oma meeskonna treener. Juht treenib tippmeeskonda. Ja nagu spordis teame, kuidas on komplekteeritud meeskond ja kuidas on meeskond treenitud võistluseks, sellised on tulemused. Kui juht arvab, et tema vastutab kasumi eest, kui juht arvab seda pidi, et ta on kõige parem müügimees, siis on see asi, et ta on kahjuks jäänud platsile. Aga muidugi on olemas ka selline asi, et mängivad treenerid, aga mängivad treenerid mängivad 3. ja 4. liigas. Kui te tahate tulla kõrgemasse liigasse, siis te peate treener võtma juhi platsi pealt ära ja kui tahate premium liigasse minna, siis tavaliselt pannakse juhile ülikond selga, teate miks või? Siis tal ei ole võimalus platsi peale joosta. Okei. Nüüd ma räägin teile sellist asja. Paljud räägivad, et meeskonna kokkupanemine nõudne pikk protsess, aga jälle mõelge sellist asja nagu tippmeeskondadele. Tavaliselt NHL-ist, NBA-s või nõnda edasi, meeskonnad komplekteerivad 3-4 nädalat ennem hooaega. Ja siis nad peavad hakkama näitama maailma tasemel tulemust. On nii? Ehk öeldakse seda pidi, et kui meil on ressurssi palju ja aega palju, siis me raiskame seda. Kui me ütleme endale, et ka, et tuli uus juht ja näiteks on maailmas suke iidoljuht minu jaoks, Carlos Kos, ta teadis seda pidi, et kui ta tuli ettevõtet pöörama, mille käive oli miljardites, siis ta teadis, et 3 esimest kuud on kriitilised, mille jooksul ta peab ära sõnastama 1 lausega eesmärgi ja panema 3 mõõdikut taha. Ja kui ta selle ajaga seda asja ei jõudnud teha, siis ta teadis, et tegelikult aeg lasti käest ära. Et ma tänasel päeval näen mõnda ettevõtet, kus juht tuleb ja ütleb, et ma 1. aasta elan sisse. Okei, ressurssi on palju. Aga mis siis on oluline? On olemas seda pidi, et sellel teekonnal on kindlad sammud. Ja tihtipeale on sellist asja, me näeme, et juhid teevad siin shortcut'e. Esimene asi, kõige olulisem on see, kui te panete meeskonna kokku, on siis see asi, et paigas on väga selge eesmärk ja see peab olema ambitsioonikas eesmärk. Kas keegi mäletab, miks peab olema eesmärk ambitsioonikas? Siis tahavad teie meeskonda tulla ambitsioonikad mängijad. Kui te panete nigela ehk selliste lodipükside eesmärgi, siis keda te saate endal meeskonda? Okei, saite juba aru.
Järgmine asi, mis te peate paika panema, on siis ettevõtte väärtused või me nimetame pigem hoiakud. Millest te lähtute? Ja kui keegi arvab, et väärtuste ja hoiakute loomisprotsess on mingisugune pikk protsess, tavaliselt inimesed kokku küsid, missugust on need asjad, mis sa kodus kaasa võtsid, millest sa lähtud oma elus ja poole tunniga on tavaliselt meeskonnal väärtust paigas. Ja lepite kokku, et jälgite neid. Ja jälgite neid. Ja sealt hakkabki järgmine asi, et kui teil on eesmärk paigas ja teil on väärtused ja hoiakud paigas, siis peab olema see asi, et kogu meeskond peab teadma, et need asjad kehtivad. Ja öeldakse sedapidi, et kui juht kas või üks kord, üks hetk vääratab siin, siis on selline asi, et ettevõte on 3 kuud arengust tagasi. Ehk tippmeeskond peab kokku leppima, et meil on eesmärk, iga päev, kui tööle tulen, olen pühendunud eesmärgile, meil on hoiakud ja ma iga päev jälgin nendest hoiakutest kinni. Kui see on nagu paika pandud, siis teil veel meeskonda pole, teil on solidaarne grupp inimesi. Okei, nüüd kui te tahate saada endal meeskonda, kes tulemusi toob, siis selle jaoks tuleb hakata mängima hoopis teistmoodi. Spordis te teate, et kui meil on vaja kedagi meeskonda, siis me ei kirjuta talle ette, et mängukombinatsiooni, mida sa teed tegema, vaid me võtame teda resultatiivsus järgi meeskonda. Kui ma tahan saada parimat väravkütni, siis öeldaks välja, et su keskmine resultatiivsus peab olema selline ja inimesed kandideerivad selle peale. On nii? Teine asi, mis on hästi oluline asi, on see, et kui me inimest värbame tööle, siis me peame isiklikult mõistma, miks see inimene tuleb meile tööle. Mis on see asi, mis paneb teda käima? Tihti me muidugi arvame, et inimesed tulevad ainult meile tööle palga pärast. Kui me arvame niimoodi, siis nemad käituvad meiega täpselt samamoodi. Kuskil vist Venemaal ma kuulsin sükest lauset, et kuidas mina külale, nii küla minule. Ja täpselt ongi selline asi, et juht peab teadma sellist asja, et mis on see inimene, kes on see inimene, mis teda paneb käima, miks ta tuli siia tööle. Ja maailmas on olemas hästi palju praktikaid, kus on näha ka tipptasemel mängijaid, kes ühel päeval lasid jala sirgu sellepärast, et neid ei kuulatud. Ma mäletan, antropoloogid ütlesid, mine kuula. Ja kõige tähtsam asi meeskondade käivitamise puhul on siis see asi, et meeskond tuleb panna ühte ruumi, juht räägib ära, mis on meie visioon ühine ja siis tuleb esitada igale inimesele küsimus, mis siin on sinu jaoks? Miks sa siin töötad? Ja kui me mõistame seda asja, siis on see asi, et me saame inimestelt vastu ka pühendumuse. Me pühendume inimeste arengule ja inimesed pühenduvad ettevõtte arengule. Kui see on nagu saavutatud, siis me saame ka vaadata otsa, et kellel on missugused tugevused, mida üllega ta saab just meeskonda tugevdada. Ja selle etapi lõpus on meil olemas siis arenenud meeskond. Ja kui te tahate nagu saavutatud unistuste meeskond, siis te peate hakkama tegema ühte huvitavat asja. Me tahtsime üks aasta saada Nobeli preemiat ja saatsime Rootsi kuningale kirja, et me tegime ühe avastuse. Et kõik tippsportmeeskonnad teevad nädalas vähemalt paar tundi koos trenni. Teadlikult, kokku mängutrenni. Ma küsin nüüd seda pidi, et siin on ka mõned juhid. Mitu tundi teie meeskond teeb nädalas trenni? Rootsi kunn saatis tagasi vastuse. Ütles, see on nii lihtne, selle eest ei saa. Aga me näeme ikkagi, et ei toimu trenni. Ja mis on kõige olulisem asi siis selliste nagu treeningute puhul, mitte see asi, et me õpime uusi asju, vaid ka see asi, et iga nädala tagant esitada endale küsimust, mis see nädal läks hästi, mis toimis, mis ei toiminud ja mis me teeme uuesti. Ja mis on kõige olulisem asi, kui te mäletate neid püramiide ja oli parempoolne püramiid ja kui te õpetate igale inimesele esitama neid küsimusi, siis iga inimene hakkab mõtlema seda pidi, et mis mina peaksin tegema järgmisel nädalal teistmoodi, et saavutada oma tulemus paremini. Algul esimesed 3 nädalat mõtlevad efektiivsus peale, aga kõige huvitavam asi, 4. nädalal mõni inimene ütleb, et laske mind lahti, see töö on mõttetu. Ta tegi innovatsiooni. Okei, aga nüüd on teil võimalik mõelda. Mõelge selline asi. Teil oli suur ahvatlev eesmärk. Ja nüüd püüdke mõelda sellist asja, et iga 90 päeva tagant, kui te olete ettevõtte juht, te peate ettevõttes laskma välja uue reliisi ju. Mäletate, teil on nutitelefon. Mitu reliisi tuleb kvartalis välja? Mis tuleb reliisiga? Parandatakse ära mõned bugid ja tulevad mõned uuendused. Miks seda tehakse?
juhul kui uusi features ei tule, siis ju asi kaotab konkurentsivõime. Täpselt samasugune asi on ka ettevõttega. Kui iga kvartal uut reliisi välja ei tule, siis out of business. Ei taha töötajad teie juures töötada, ei taheta teie teenusse. Nii, väga hea. Esimene asi ongi siis, kui me teame meie suurt eesmärki, siis me esitame küsimus, kas 90 päevaks meil on õiged prioriteedid. Järgmine asi, kui me teame seda pidi, et meil on prioriteedid, ehk me mängime mingit mängu, kas meil on õiged inimesed õigetes rollides. Järgmine asi, et kas õigetes rollides õiged inimesed saavad süsteemselt kokku, ehk teevad trenni koos ja seda pidi. Iseenesest pilt on väga hea, aga ma lasin Madis sul teha sellise asja, palun korruta need 3 numbrit läbi. Korruta läbi, julgel. Ja mida siin pildil näete? Iseenesest ju väga kõrged punktid. Aga kujutage ette, me hakkame jalgpalli mängima, meil on 10 meest meeskonnas ja tegelikult selles meeskonnas, kui platsi peal jooksevad 2 meest, ei tea, mis mängu me mängime. Mis juhtub? Fantastika. Järgmine asi on see, et meil on 10 meest platsi peal ja 3 meest ei tea, mis positsiooni mängivad. Ja muidugi viimane asi on veel huvitavam asi, et meil on 10 meest platsi peal ja 3 ei tea mitte midagi meie kombinatsioonidest. Mis juhtub sellises meeskonnas? Kas nad võidavad? Niimoodi, Madis, mis tulemus tuli? Kas korrutasid läbi? Korruta need 3 numbrit läbi. Need 3 numbrite korrutus annab kokku sellise asja nagu power score'i. See nimetab meeskonna sooritusvõime, kas meeskond suudab saavutada eesmärgi või mitte. Ja kui te need numbrid korrutate läbi, siis on see asi, et tippmeeskondadel on see number 729. 419. Väga hea number. 419. See tähendab seda pidi, et teil oleks justkui auto, millele võimsus on 1000 kuupsentimeetrit ja te kasutate ära 419. Missugune võimalus teil on olla võitjate seas? Väike. Ja mis siis hakkab toimuma? Toimub hästi lihtne, pärast saate slaidid ka. Toimub hästi lihtne asi, et meeskond peab valima välja kõige madalama skoori saanud asi ja see tuleb 30 päevaga ära parandada. Ja teise poole peal on üks härrasmees, Peter Drucker, ütleb sellist asja, et kultuur on see asi, mis sööb strateegia hommikusöögiks. Tavaliselt on suhteliselt kiht. Ettevõtte juht ütleb, ma tegelen kultuuri parandamisega, ma küsin, mis asi on kultuur? Ta ütleb, see on siuke asi, mis on määratlemata. Ma küsin, kuidas sa parandad? Määramatust. Kultuur ei ole mitte midagi muud organisatsioonis kui meeskonna koostöö reeglid ja on 3 tüüpi reeglid. Kuidas me eesmärke seame, number 1, nägite? Nii, et nad kõik innustavad. Punkt 2, kuidas me lepime kokku, kes kuidas panustab eesmärgi saavutamiseks ja 3. asi, me lepime kokku, et kuidas me igapäevaselt tööd teeme, otsuseid vastu võtame ja konflikte lahendame. Tüüpiline viimane osa jätaks üldse ära. Et ettevõttes las konflikt olla, pinge on olemas, on ju, pinget ikka läheb vaja. Aga teate, selline asi, et teil on 100% energiat ja Eesti ettevõtetes keskeltläbi 70% energiast läheb vastastiku suhete juhtimisel, mitte kliendile väärtus loomiseks. Okei, väga hea. Aga me tegime harjutuse läbi, saite aru, kuidas tuleb siis eesmärk seada, siis ma ütlen seda pidi järgmine lause Peter Druckerilt, et seadke eesmärk seda pidi, et eesmärk on kvantitatiivne muutus. Eesmärk on muutus. Ja kui te seatad eesmärgi sellise, mis vastab reaalsusele, siis muutust ei toimu. Muutus on alati reaalsuse nihestamine. Okei. Et see tuleb nagu paika panna. Ja mis siis veel, et alati tuleb eesmärk luua siis seda pidi üles, et tal on kirjeldatud läbi võtmetulemuste. Ehk asjade tulemuste, mille saavutamine tagab eesmärgi täitumus. Hea küll, aga võtaks siis kokku. See slaid on võetud siis Google'i, Apple'i, Microsofti leadership programmi teine slaid. Ja hästi lihtsalt, mis asi on siis juhi missioon või juhtrühma missioon? On selline asi suunata oma meeskond suurepärastele tulemustele. Esimene asi, kui tõlgime lahti, tulemused. Juht peab selgelt panema paika, missugust on ootused, mis on visioon, kuhu me tahame jõuda. Kui juht
seda välja ei ütle, siis on segadus selles mõttes. Vasakpoolne pilt. Järgmine asi, tuleb komplekteerida oma meeskond. Tihti ma kuulen sellist asja, et juht ütleb mulle, et ma teeks selle tulemuse küll, kui mul oleks õiged inimesed. Mul oli kunagi üks hea kolleeg, kes siis vaatas juhile otsa, naisterahvas oli ja küsis, kes see oinas oli, kes need lambad palkas. Ja oluline on olemas see asi, et nii juht kui töötaja peavad iga kuu esitama endal küsimuse, kas ma need inimesed homme värbaksin uuesti. Ja hindama 10 palli skaalal. Kui tulemus on alla 9, siis tegelikult te kõhutundega teate, et te peate selle inimese ära vahetama. Vastasel juhul te ennast petate. Ja viimane asi on siis see asi suunama. Kas te olete loonud tiheda sellist tagasisidestamissüsteemi, kus inimesed õpivad ja mõtestavad uuesti läbi, et mida me peame teistmoodi tegema selle jaoks, et paremini tulemus saavutada. Ja ma ütlen, et 2 asja on kõige olulisemad asjad. Esimene asi, juht peab hoidma takti, et iga kvartal tuleb välja uus reliis, ehk teil on paika pandud kõige olulisem prioriteet, mis tuleb saavutada. Ja teine asi, tuleb üles ehitada nädala protseduurid, kus iga inimene vastu oma prioriteeti, oma võtmetulemusi määratleb ära, mis ta teeb teistmoodi. Siis tekib õppimine. Ja kõige tähtsam asi on see asi, et iga inimene, iga meeskond peab teadma, et 20% ajast tuleb fokusseerida prioriteetidele ehk arengusse. Kui te arengusse ehk treeningusse ei investeeri, mis spordivõistkondadeks saab? Out of business. Okei, väga hea. Ja mis siis on? Iseenesest me ütleme, asi ei ole pikk. Iseenesest võib alustada seda 3 nädalaga. Kui te lähete Empowermenti lehele, on olemas selline asi nagu nurga peal on 2022. Ja teil on veel võimalik saada selline asi, meil on väljakutse 2022. Sinna sisse me võtame 25 ettevõtet. Mõni koht on vabaks jäänud. Kes täna nagu kiirustab, te saate sinna sisse. Me aitame teid 3 nädalaga rea peale, kuidas niinimetatud esiteks. Te saate selgeks, et visioon, et kas teil on visioon selline kirjeldatud sellisel moel, et see inimesi innustab. Ja kui ei ole, siis on järgmine väljakutse. Järgmine asi, mis tuleb teha, on meeskond uuesti värvata. Me nimetame siis teiseks sammuks. Ja teile ütlemiseks selline asi, et juht peab iga kvartal oma meeskonna uuesti värbama. See on sama asi nagu põllumees peab iga aasta põllu uuesti ära harima. Kui ta seda ei tee, mis tuleb? Mitte midagi tuleb. Ja viimane asi on siis see, et kuidas ehitada üles siis selline nagu treeningsüsteem, et meeskond areneb. Ja küll, aga kõik, võtke mobiiltelefonid ja vastake viimane küsimus, mis oli täna kõige väärtuslikum teie jaoks ja ma läksin tugevalt ajast üle.